4. detsember, vlogmas number 4 ja ma olen lihtsalt nagu mingi jõulukummitus. Ma ei viitsi panna fake tan'i ja kui ma ei pane fake tan'i, siis ma vaatan neid videoid ja ma lihtsalt peegeldan vastu nagu Twilighti vampiir. Ehk siis võib-olla täna ma mingi hetk ikkagi panen. Eile oli see Euronixi üritus, kui te mäletate eelmisest videost. Mega lahe üritus. Tavaliselt ma nagu pelgan neid influga üritusi, ma ei tea, lihtsalt mulle tundubki, et kuna mul on alati nii kiire õhtuti tavaliselt ja mis iganes, et siis ma nagu ei taha neil väga käia. Ma pigem oleks Sassiga kodus või ma pigem oleks ratsutamas või mis iganes, et tunduvad siuksed nagu pealiskaudsed, aga ma ei tea, eilne ürituste ajaga tõestas mulle vastupidist, et see oli nii tore. Esiteks see koht, kus me olime vanalinnas, oli nii tore. See oli see Tehvali köögitoodete mingisugune õhtusöök. Ehk siis me tegimegi kõik toidud nende Tehvali toodetega. Optigrilliga tegime steiki, mis ma ise olen ainult teinud sealiha ja kanaliha optigrilliga ja mingi vorsti ja wrappe ja nii, aga ma ei tea, miks mulle lihtsalt tundub nagu, et steik muudab mind skeptiliseks, aga nüüd eile see oli lihtsalt mega hea. Päriselt ma tahaks nüüd proovida kodus ka optigrilli vahel teha steiki. Siis seal olid airfryerid, kus me küpsetasime õunakooki ja minust mingeid juurikaid ja õunakoogi jaoks veel üks sükene lauamikser ka ilus beige oli seal Tehvali oma. Et nagu ülilihtsad retseptid, ülimaitsvad. Ma kunagi olen käinud ka ammu mingi töökoha jõulu toiduakadeemia mingil asjal. Ja siis me ka ise kokkasime, see oli juba mingi 10+ aastat tagasi. Ja see söök oli lõpuks nii halb, et mul olid kuidagi ootused nii madalad ja seekord olid nagu kõik 3 rooga minu arust nii head ja maitsvad. Ehk siis mega nagu meeldiv üllatus ja tore ja soe ja kõik inimesed olid nii armsad ja kuidagi, ma ei tea, hästi-hästi tore õhtu. Ja me saime kingituseks kõik Tehvali õhufritüürid. Mul on see veel pakendis, ma pärast näitan teile, ma praegu siin käisin trennis ära. Mul on kõht nii tühja, et mul on lihtsalt mingi võileib siin, absoluutselt mitte esteetiline ja mandariinid, sest mul on üsna kiire. Täna läheb jälle jõulumeeleolu edasi. Kõigepealt ma peangi minema võtma peale siis ühe tordi, mis ma tellisin. Tellisin Pavlova, mis iganes tortide kohast. Pavlova siukse jõulupärja. Siis mul tulevad õhtul sõbrannad külla, sellepärast, et see on nagu magustoit, see on see Pavlova. Siis pearoaks ma teen ahjukartulit, praekapsast ja sealiha optigrilli vahel. Eelmine nädal juba proovisin seda retsepti ja see oli lihtsalt nii hea ja nii easy, ehk siis ma teen seda, siis ma ei pea mingi 4 tundi oma liha küpsetama ahjus ja mis iganes. Ja eelroaks meil on Sinu Trenni äpis mingisugune, ma ei tea, fetajuustu määrde retsept, see on seal jõulu eri retseptides lavashi rulli juures, et põhimõtteliselt lavashi peale määrimiseks, aga ma lihtsalt võtsin selle määrde sealt kodujuust, fetajuust ja kreemijuust segatud kokku, krõbedad ciabatta peal, jõhvikad ja messi. Oh my god, te kujutate, kui hea see on. Anyway, ma näitan teile õhtul kõike, kuidas ma teen, aga selle jaoks ma peangi siis minema oma tordi peale võtma kohe hommikul, siis ma lähen Ülemistesse, lihtsalt shoppan seal sööki ja sõbrannad tulevad mingi 5-6 aeg siia, kuidas iganes igaüks maandub, et kui kõik on kohal, siis hakkame sööma. Sain oma Pavlova pärja kätte ja see on päris nunnu, näeb välja, ma loodan, et see maitseb ka hästi. Siis ma käisin Rimis, kõik toiduasjad ostsin ka, õnneks ei olnud väga pikk nimekiri. Ma üritan üsna lihtsana hoida menüü, sest alati on mingi full ülesöömine ja tegelikult meil pole vaja. Meil on väike snäkk, pearoog ja magustoit, siis ma arvan, meile piisab, sest nagu on neljapäev ja ma arvan, mingi paar tundi võib-olla istume. Tahtsin näidata enne, kui ma hakkan siin askeldama selle õhtusöögi setupiga. Seda Euronixi pakki, mis me saime, täiesti uskumatu lihtsalt. Siukse suure asjaga tuli neile koju. Selle tegi jõuluürituselt ja neil on sooduskood Tehvali toodetele. Tehvali valik on nii suur. Siin on kirjas, et kuni detsembri lõpuni kõigile täishinnaga Tehvali toodetele. Euronixi e-poes sooduskood Tehval 15. Oh my god. See õhkfritüür, mis me saime, on siukene. Ma isegi ei tea, kuidas seda teile näidata, et te terviklikult näeksite. See on mingi Easy Fry Silence. Mis oli selle juures äge on see, et tal on see klaasist aken, et sa näed, kuidas see toit seal küpseb. Ja ma olen tegelikult ammu mõelnud õhkfritüüri peale. Paides on näiteks õhkfritüür ja nad teevad suht palju asju seal, mingid friikaid, pelmeene. Ma ei tea, seal võib isegi küpsetada, et saada nagu krõbedaid asju. Minu arust praadides, et saada krõbedaid asju, sa pead panema suht palju õli ja kuumutama ja see on nagu natuke raske, sest kui sa paned liiga palju õli, siis ta läheb nagu plögaseks. Ja ahjus küpsetades suht sama, et sa võid nagu kuumal kuumusel üritada toitu röstida, aga vahepeal ka kuidagi, ma ei tea, ei tule välja alati.
õhkfritüüris põhimõtteliselt ilma õlita, minu arust alati on krõbedad asjad. ja ta on tegelikult üsna kompaktne, et see karp on suur ja lai. aga tegelikult see õhkfritüür siin sees ise tegelikult mahuks meile küll sinna köögiseadmete kappi köögis. ja saame millalgi lähinädalatel Sassiga katsetama hakata. Paneme laua siis ka juba natuke valmis. Need kohamatid lähevad praegu siit ära. Siia tuleb valge laualina. See küünla jalg võib-olla jääb. Ma ei ole veel kindel. Karmel tuleb siia, siis ta vaatab kõik üle. Aga see oks minu arust läheb ka ära. Selle praegu kuhugi sahtlisse. Ja mul ongi need punased Hemtexi servietid. Ma lõikan siit selle valge sildi ära neid kõigilt. Need ongi jõuluomad või võib ükskõik millal kasutada, aga eelmine aasta jõuludel kasutasime ka. Ja need hädasti vajavad triikimist, need on täiesti kortsus. Ehk siis ma triigin valge laualina ära, siis mul on valge ja punasega siuke table runner, mis läheb valge laualina peale. Vähemalt idee põhjal. Kui Karmel tuleb meie peohaldjas, siis tema vaatab kõik üle, et kuidas on ja sätib ilusti asjad, aga esialgne plaan on siuke. Oi, kes mulle helistab? Johan Brüsin. Jaa, tšau. Ma hästi kiirelt mõtlesin, ma küsin üle, vaata, kuna ma olen homsest väiksel puhkusel, et... Igal juhul need triigime ära, valge laualina triigime ära, table runneri triigime ära. Mul on üks käsiarvuti ka kunagi, kui ma Euronixis töötasin, siis ma sain lao müügist. Seal oli vahepeal töötajatele minu arust mingid laonäidis, et sai osta odava hinnaga, et siis ma ostsin endale käsiarvuti, jumala hea. Aga siukeste tugevamate asjade jaoks ma ikkagi alati tõmban triikimislaua ja triikraua välja. Mis by the way, mu ema siiani minu arust iga nädal triigib kogu pesu, kõike. Triikimislaua peal on triikraud ja lihtsalt triigib. Uskumatu pühendumus, I could never, aga minu triikimislaud tuleb välja mingi 2 korda aastas. On vaheseis siuke, ma servietid ka triikisin ära, need mõlemad linad triikisin ära, need on mu uued H&M Home taldrikud, nii armsad. Ja siia tulevadki punased servietid veel peale. Panin veiniklaasid, siia me ilmselt teeme mingit mocktaili ja kahvlid noad, aga ma arvan, et Karmel tuleb, siis ta teeb siia keskele mingisuguse centerpiece'i, tal on mingid kuuseoksad ja asjad, et siis saab rohkem elu siia lauda veel. Aga ma praeguseks jätan selle laua lihtsalt rahule. Viimane asi, enne kui ma teen kiire pesu ja hakkan ennast meikima, on meie White Elephant /Secret Santa pakk ära pakkida. Ja meie eelarve juba eelmine aasta oli vist 15 eurot, see aasta me tegime 20 eurot, aga kuidagi nii keeruline on, sest see peab olema White Elephant stiilis, ehk siis sul ei ole ühte kindlat inimest, vaid kõik pakid on kuuse all ja ükskõik kes meist 5 siis valib pakki. Ehk siis see peab nagu kõigile sobima. Ja ma täiega kaua mõtlesin, mida. Ma vaatasin mingi tehete karpe ja asju, aga täpselt see, mis eelarvesse oleks jäänud, mis ma oleks tahtnud, oli välja müüdud. Siis mingi õhtu ma istusin seal all, lugesin raamatut, mul see suur Zara Home küünal põles ja ma nii armastan seda küünalt, lihtsalt see lõhnab nii hästi. On nii mõnus ja mahe ja samas ilus ja kaunis ja jõululine. Siis ma otsustasingi tellida sellest väiksema versiooni, aga täpselt seesama basically, et on nagu see ilus punane gingerbread küünal. Lihtsalt on juba sisustuselement minu arust oma ette. Ja siis üks Sassi kink on mul ka pakkimata. Et Sass, kui sa seda videot vaatad, siis ma annan sulle 5 sekundit, et silmad kinni panna. 1, 2, 3, 4, 5. Ma ostsin Sassile selle ja ma panen selle tagasi. Ja nüüd Sass, sa võid silmad avada ja ma pakin sellega ära. Ma tean, et ta tahab seda. Nüüd te kõik teate ka, miks ma tean. Ma lihtsalt tean, et ta tahab seda. Pakin sellega ära. Siin parasjagu oma meigiga peaaegu valmis, ma ütleks. Ma teen mingi kiire meigi täna ja mul eile olid juuksed lahti seal Euronixi üritusel ja täna on juba veits siuksed õlised. Ma mõtlesin, et kuna mul on siukene suht nagu glitter glade, siis äkki ma panen juuksed kinni. Muidu on kõike võib-olla liiga palju, aga selle kleidi ma sain ka jagast. Eilse siidise punase seeliku ma sain jagast. Ehk siis sisuliselt kõik mu mingid pidu
riided rasedana on enamus jagast saadud ja suht soodsalt ka, nii et selles mõttes suht hästi läks. Ja see kleit on valge litritega, ehk siis ma mõtlesin, et ma teen punase huule. Ma silma jätsin suht lihtsaks, aga mul tuleb L'Orealiga koostöö. Neil ongi need hästi pikaajalised ja püsivad huulevärvid, huulepulgad. Punane ongi seda enam, mis ma panen. Eile mul oli Euronixi peol nende nude. Ma seda nude tooni ei mäleta, aga see punane on 415 ja see nude oli lihtsalt nagu terve õhtu mul peal. Ma kordagi ei pannud seda uuesti, ta ei liikunud, ma sõin seal, rääkisin, tegin mis iganes. Kunagi mingi, kui ma olin, ma ei tea, 19 või mis iganes, siis mul oli täiega mingisugune periood elus, kus ma kandsin täiega punast huulepulka. Tollel ajal oli ka see punane huulepulk, mis ma kandsin L'Oreali oma. See oli mingi Beyoncé ja L'Oreali collab lipstick, sükene nagu kandiline. Ühel pool oli punane pulk ja teisel pool oli mingisugune niisutav huulepalsam. Ja see lihtsalt ei tulnud maha, see oli ka nagu mega kaua püsiv. Punase huulega on minu arust kogu aeg see, et kas mul on see hammaste peal mingi, kas see on kuhugi, ma ei tea, rännanud edasi põskedele, mis iganes vahepeal nagu on. Siis reaalselt mu ainuke tingimus on, et see võiks püsida huultel ja need kaua püsivad on nii head, nii et vaatab, kuidas siis täna püsib. Nagu rasedana tihtipeale on, siis mu esmane outfit, mis ma planeerisin, väga halb, väga halb. See oli siuke litritega valge kleit, aga litrid kuidagi võib-olla nagu teevad suuremaks veel ja siis ma olin lihtsalt nagu mingisugune reaalne lumememm. Ehk siis H&M-ist mul on siukene punane lohvakas kleit ja ma panin selle, sest et sellega ma tunnen ennast mugavalt, see on nagu hästi siuke lohvakas lihtsalt. Taga on siin lips ja ma tunnengi rasedana lihtsalt siuke kaetud, pikad varrukad nagu tundub nagu ohutu. Laud ja need servietid veel ootavad Karmelit, aga hakkame köögis siis tegema natukene preppi. Nii, eelroa jaoks lõikasin valmis siuksed jõhvikapatsi ja tegin, preppisin. Siin on siis see kodujuust, fetajuust ja Philadelphia. Need lähevad siis rösterisse, kreem peale, jõhvikaid ja mett. See on siis eelroog. Siis ma lõikasin sealihal igasuguse peki ära. Ma eelmine nädal tegin nii, et ma ei lõiganud ja kahetsesin, ehk siis seekord ma ostsin rohkem ja lõikasin ära. Kapsas on valmis praadimiseks. Kohe kui eelroog on valmis, siis panen seaga siia optigrilli vahele. Kartulid juba röstivad ahjus, sest nendega läheb veits aega, nii et las nad siis olla siin. Ja siin on nüüd nii ilus. Karmel tõi selle päris kuusk on see või? Nulg, jah. Mega ilus. Need ma triikisin kõik enne ära. Need said siia ja küünad ikkagi läksid need minu omad. Aga mega nice. Väga cozy. Nii, pearoog. Kapsas. Kartul. Ja tissu. Oh my god, Ennu. Hannele tõi mulle ja Tuulile kingitusi. See on sama, aga rosa ja? See on väga hea lamp. Ja see on ka lamp, nagu saab koridori panna. Jaa, nad on väga head. Neil on nagu kiire kogu aeg. Haul. Ja selle munalambi ma võtsin haiglasse ka, siis mul oli nagu see sünnitustoas, sest ma ei tahtnud, et seal oleksid niisugused valgused. Ja siis nagu ma olin... See strobo. Number 5. Ai, see ei ole minu, ehk siis ma saan selle endale. Rinnapuu. Mingi kaari saab endale. Siin, jah. Kunagi
sügiseks. Mul oli alguses üks teine idee, ma räägin teile pärast, mis mul oli, aga ma ei saanud seda, see oli sobi. Mul oli ka algul üks teine. Oh my god, love it, sest et need on kommid ka. See on kehakreem, body scrub, okei, Magrada. Aga vaadake seda. Just rääkisin, kuidas sass mulle toob Snickersit iga päev. Ei, mulle väga meeldib, aitäh. Sassile panna iga päev kihti. Ta ei söö ju, tal on mingid valgubatoonid, vaata, tema ostab mulle Snickersi mingi 49 senti ja ma ostan talle mingi 3-eurise valgubatooniga. Oh, mega tundub see, väga hea. Mul ongi vaja fake tanni hakata rohkem kütma, sest ma olen liiga. See Nordeli kingas, mis sa... Jaa, ei, väga mõnus. Nii, sobib. Sobib, aitäh. Nii äge pael. Said selle paela? Mega! Mul ei ole mõelnud. Mis need on? Üks asi on veel. Mega! Mis asjad need on? Klaasis. Et sa saad nagu... Nii ilus. Ja saad nagu kirises. Oota, aga teeme ükshaaval. Jah. No see tuli mul väga last minute meelde. See on seesama küünal, aga lihtsalt väiksem versioon, jah. See on mega. Aga see on, mulle tundus, et see sobiks vaata kõigi meie koju, sest traditsiooniline, ta on nagu jõulukaunistus ka. Ja ta on hästi sükene mellow lõhn, aga samas ta nagu teeb toa jõululõhna täis, aga ta ei ole süken rõve. Mis siis Kaari saab tühja Karli, seda me teame, sest Karmeli kink ei jõudnud kohale. Mis see on kookest? Nad on mingi ära suunas. Pintslite komplekt. Real Techniques pintslite. Väga nice, kusjuures mul on pintslite ikaldus. Ei, no Tiino. No Tiino, kui sa seda vaatad, siis loe, su päevad on loetud. Karmeli kink ei jõudnud. Kas teil on ka see aasta Black Friday pakid tulevad nii? Jaa. Mis asja? Mul pole tulnud. Ja viimane. See ei ole shishist, nii et lower your expectations. Kaaril ei ole kinke kotti. Muidu ma ostan selle Boldi kotiga, kus peab tellib kaasa. Kes tahtis pikka vlogmas video, siis praegu saab. Ma isegi ei pane kirjandust. Ma ei pakki midagi ära. Kui äge! Mis see on? La Neige. Tuule. See on väga populaarne. Jaa. Sa saad Hugot musutada. Aitäh kõigile ja... Aga kui ta hakkab sulle nagu mingit naeru ja asja pakkuma ja kuidagi sulguseb suga vastu, ei kindlasti, siis ta minu ütles mulle, et mida teie meelt, äkki nad ei näinud vaata, et nagu julgustad ise mingi. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Tänane trenn oli lihtsalt räme eneseületus. Mul olid nüüd 2 õhtut järjest need üritused, Euroniks üritus ja nüüd eile sõbrannadega. Kuigi need ei lõppenud nii hilja, mõlemal päeval mingi peale 10 veits ma olin voodis, siis kuidagi aju on ikkagi õhtul rohkem hilja töös, nii et ma ei jää magama väga ruttu. Ehk siis ma arvan, et ma ikkagi magasin mõlema tööd mingi 2 tundi vähem ja täna oli mega seda tunda. Eilses trennis kuidagi mul oli mingi power. Ma ei tea, kas ei olnud veel kehale kohale jõudnud, et ma pole nii hästi maganud, aga tänane trenn oli lihtsalt siuke, et mul oli niuke pohmaka tunne, et ma ei tea. Aga tehtud ta sai. 24 päeva challenge käib. Meil on äpis 24 päeva challenge. 3 trenni nädalas, jõulunädalal 2 trenni. Saate veel liituda, kui tahate. Mina teen ikka neid raseda trenne muidugi, aga ma tahan ikkagi sellest kinni pidada, et me jõuludeni teeks samamoodi. 3 trenni nädalas, jõulunädalal 2 trenni. Nii et ma, jah, pidin ennast pushima täna. Ma arvan, et see on hea. Täna ülejäänud päeva, mul küll kell 12 on kulmud kiiresti pool tunnikest, aga siis ülejäänud päeva ma pean olema arvutis. Ma 2 päeva olingi arvutist eemal. Askeldasin mujal ringi, filmisin asju ja nii edasi, aga täna ma pean editima asju. Mul ongi vaja ühe koostööklipid ära editida ja saata brändile kinnitamiseks, et elamus ajast, kui influkad teevad brändidele mingit sisu ja te näete, et see läheb näiteks koostööna üles, siis ikkagi sa pead selle enne ära saatma, siis bränd võib-olla ütleb, et no meile see ei meeldi või äkki vaheta laulu või mis iganes detailid võivad olla, mida bränd võib-olla ei eelista, et siis sa pead veel muutma seda, et see natuke on siuke timmimine. Aga enamjaolt õnneks brändidele alati sobib, et ei pea midagi muutma, et jah, täna ma pean kindlasti ühe selle ära saatma. Mul on päris palju meile kogunenud selle 2 päevaga, mis ma tahan ära vastata. Ja mingi täppi asju on mul ka vaja toimetada. Kuna meil tuleb jaanuaris auhindadega challenge, siis ma tahan veel paari auhinna kontaktiga läbi rääkida asjad. Paar
kirja välja saata, mis ma uueks aastaks veel plaanin äppi, nii et lihtsalt siuke rohkem arvutitöö täna. Ja kohvi oli väga vajalik täna, mis see päev, kus ma arvan, ma peale lõunat pean ka ühe lahja kohvi jooma. Aga siis õnneks on nädalavahetus ja mõlemal päeval, nii laupäev kui pühapäev ma saan magada. Et siis saab oma unevõla juba tasa teha. Muidugi see sombusis ja pimedus ka ei tekita energiat, aga mul päeva alguslamp särab siin näkku. Ehk siis ma hoian seda ka hetkel mingi, ma arvan, 1,5 tundi endal näos, et siis võib-olla tuleb mingi särtsi elu sisse ikka loodetavasti paari tunni jooksul. Having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to Üks asi, mis on hostimise juures hea, on see, et kõik leftoversid jäävad meile, nii et meil on täna ka lõunasöögiks see jõulupraad. Aga see liha oli nii mõnus, ta nagu nägi seekord veits kuivem välja, kui ma tooptigrilli vahelt välja võtsin, aga mega mahlane oli ikkagi, kui sisse lõikasime. Siis jäi veel eilsetest mokteilidest natuke Sprite siirati järgi. Ma tegin niimoodi, et ma panin sinna jää anumasse natukene jõhvikaid, viilu apelsini niimoodi, murdsin sinna sisse ja siis jõhvika mahla, et see oli nagu see jää. Ja sinna peale panin 0% Freshene mulli ja natuke apelsinimahla, et see oli siuke ülimõnus jõulusprits, et see mull oli nagu põhimaitse ikkagi, et see jooks nagu mingit šampuse kokteili, siuke maitse, aga apelsinimahla andis seda mimosa vibe'i ja siis lõpuks jõhvika mahl ka kuidagi nagu mõnusat hapusust, et hästi hea oli, aga mingi hetk mul sai see mull otsa ja siis ma asendasin selle Sprite'iga, tegime paar tükki sellega ka. Ma sain selle joogiretsepti tegelikult TikTokist ja seal tegelikult oligi Sprite Zero, aga mulle tundus kuidagi mull nagu võib-olla veits siuke hapukam, ma ei tea, aga igal juhul ülihea oli. Nii et jah, kulmud sain ka pähe, inimese tunne jälle, see raamib minust näo nii ilusti ära. Ma söön ja siis nagu ma arvasin, üks lahja kohvi veel ja siis teeme veel tööd. See näeb nii naljakas välja. See on nii lähedal ka. Nagu näete, tööpäev sai läbi. Kell on 5 õhtul. Ja me käisime Sassiga korra söömas sushit Petri Selveris, sest me sõidame Tallinnast välja. Ja Petri Selveris on uus sushi restoran, nii et me mõtlesime, et me sööme õhtusöögi siia. Ja nüüd me stardime Haapsalu poole tegelikult, sest me teeme väikse Haapsalu nädalavahetuse. Saini Marienholmi sööbime ja siis ilmselt lihtsalt tahtsime jõululist Haapsalu uudistada, jalutada, käia kohvikutes ja homme õhtul on ka Daniel Levi jõulukontsert seal, et siis mõtlesime sinna ka minna. Ma ei tea, võib-olla jään magama autos, siuke unekas on tänases peal. Ja kui kohale jõuame, siis vaatame, mis me tegema hakkame. Tahaks Stranger Thingsi vaadata täna. Kuidas enesetunne on? Pikk sõit ees, kõht on täis, jään ka äkki magama. Ei jää magama sina. Jõudsime kohale ja meile oldi jäetud siukene juustuke, mida me kohe lõikame lahti. Me võtsime mandariine isaga kaasa. Saame snäkivagna teha oma Stranger Thingsi kõrvale. Ja siukene mull. Tea, kas nad teavad, et ma olen rase, aga alkohol free, nii et ma eeldan, et teavad või siis nad jätavad kõigile alkohol free, ma ei mäleta. Kas eelmine kord oli ka midagi, aga väga nunnu. Ja meile tuli mingi pakk Aluvilt, mis ma ise ei ole tellinud, äkki see on mingisugune jõulupakk. Vaatame kohe, mis siin sees on. Ma ei tea, kus ma seda rääkisin. Ma rääkisin alles selles videos. Oleme sinuga nõus, et ilus jume annab enesekindlust. See video, mis pole veel üles läinud alguses, ma ütlesin, et ma olen nagu kummitus. Siin on sulle väike jume kombo, et tunneksid end jõulupidustust ajal hästi. Ma arvan, et ma räägin seda igas videos peaaegu, ma kogu aeg räägin oma viitsi, aga tegelikult on hea. Kõik tooted on ohutud lapse ootuse ajal. Nourishing and Protective Honey Cream. Väga hea. Niisutavad kehakreemi on alati vaja, eriti praegu. Self-Tanning Face Serum. Ise pruunistav näoseerum. Hyaluroon happega. Wow. Okei, näoseerum, mis siis annab jumet ka. Body Scrub. Non-oily. Mingisugune kehakoorija.
mitte õline kehakoorija. Dark, väga hea. Self-tanning foam. Natural, see on siis vaht, tume. Mul just ongi praegu mingi teine ja mul on see otsa korral, nii et ma saan selle järgmiseks võtta. Nüüd siis mul ei tohi ühtegi vabandust olla, kui te näete mind mingis videos valgena, siis jätke mulle palun kohe hate kommentaar. Et ma lubasin teile, et ma hakkan tegema fake tan'i. Lihtsalt mul endal on nii palju parem enesetunne, kui ma teen, aga tihtipeale ma ei viitsi. Ja aplikaator kinnas, sükene nunju must. Väga armas. Ja ma panengi praegu endale fake tan'i. Tahtsin nagunii panna. Ma panen selle teise, mis mul on tilgake. Mingi teise brändi oma ära. See ei ole määriv ka ja mul on pikad pidžaamad, et siis me ei määri siin ühtegi lina võõras kohas. Aga siis me saame ka rahulikult snäkivaagnet teha. Stranger Thingsi vaatame. Kas kellelgi on ka veel see Stranger Thingsiga, et nagu miks mingi 5 aastat on vahe iga hooaja vahel ja miks nad näevad välja nagu nad on mingi 40 kõik, kui nad peaks olema ikka high schoolis. Et kui see on nii popsari, nagu üks kuulsamaid maailmas ja see toob nii palju sisse, siis surely te saate ju teha varem uued hooajad. Või siis ma mõtlesin, äkki näitlejatel olid mingid teised nagu kohustused, et äkki see, kes mängib Elevenit, ei saanudki varem filmida, aga ma ei tea. Kuidagi siuke tunne, et me vaatasime Sassiga seda recap'i küll teistest eelmistest hooaegadest ja ikka ei ole väga midagi meeles, mis juhtus. Nagu veits teada, aga kõik detailid on ununenud, mis on nii tüütu. Ja need osad on nii pikad ka, et sa ei jõua nagu tavainimesena mingi rewatchi teha 4 hooajast. Aga me oleme selle 5. ja kõige uuema hooajaga nüüd niimoodi sealmaal, et me saame täna vaadata 3. osa ja homme 4. Need on ka mingi tunniajased osad Netflixis. Ja nii palju, et Kari ütles juba ammu, et 4. osa on mingi megabänger, me peame vaatama. Ja Sassi töökaaslane ütles, et see on mingi megabänger, me peame kiiresti sinna jõudma ja vaatama. Ja TikTokis mul mingi jookseb feedi kogu aeg, et see 4. osa on Netflixis kõige paremini arvustatud Stranger Thingsi osa siiani. Ehk siis homme on meil see movie night. Aga täna me siis peame 3. osa ära vaatama. Aga kõigepealt fake tan. Tere hommikust, me ärkasime mingi tund aega tagasi siin Tainis. Meil olid kaasas mingid puuviljad ainult seekord, me väga mingit nagu toitu ei viitsingi ette valmistada, sest me tahtsimegi rohkem nagu kohvikutes käia seekord, et nagu ainult 1 päev ja see Taini Marienholm on Haapsalus põhimõtteliselt sees. Siis siin on palju restorane, ei ole nii keeruline, et ei ole kuskil nagu väga eraldatud. Ja sõingi lihtsalt ühe pisikese kohupiima ja banaani hommikuks, käisime pesus ja lihtsalt nautisime, magasime suht kaua. Magasime mingi 9 äkki ja täiega see unevõlg eelnevatest päevadest sai, mulle tundub vähemalt praegu tasa tehtud, et tõesti nagu mega hea on olla. Ja kuigi ilm on väga sombune, siis siit paistab ka meil see Haapsalu laht või ma ei tea, Põhjameri või igal juhul vesi, meri ja hästi cozy on siin kõik. Klassik süke voodi, siin on ka mõnus kapp, kuhu riidid panna, sike kööginurk, kamiin. Kui me tuleme tagasi, siis me läheme sinna sauna Sassiga ja paneme kaminasse tule, siis joome oma mulli ära ja pisike WC-nurk. Ja asjana täna me lähmegi ilmselt Müüri ääre kohvikusse. Tahaks omletti süüa ja nüüd on Viigi kohvikus ka, kus me abiellusime, on mingi Viigi pagar või kohviku pool, mitte ainult see restoran. Me tahaks sealt võtta ka saiakesi, kui neid on veel alles peale meie seda brunchi. Lihtsalt kuna see on süke uus saiakeste koht, muidu Müüri ääre pagar on mega hea on ju ja süke klassik võib-olla kõige kuulsam Haapsalus, aga vaatab, mis saiaksed Viigis ka on. Aga mul on kõht nii tühi, nii et lähme. All ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord.
Oh my god, mis saiakesed me saime just. Me käisime Viigi kohviku pagaris. Enne ütlesin, me pole kordagi seal käinud ja me käisime korra Müüri ääres ka tšekkamas. Müüri ääres on ka hästi head pirukad, aga mõtlesime, et okei, lähme siin uude kohta. Ootused olid suht madalad, ma ei tea miks, lihtsalt mõtlesime, et klassik pirukad ja need on esiteks mingi mega massive. See veits annab seda Gruffini vaibi minu arust Tartus, et sellised mahlased suured kaneelirullid, šokolaadi oma oli. Mis seal veel oli? Kondenspiima üks oli veel. Klassikaline ja siis mingi vaniljalips, vaadake kui suur see on. Reaalselt see on nagu sama suur kui mu käsi, ehk siis vaniljalips, kondenspiimaga kaneelirull, kardamani sai mina seda ei soovi, see on sossina, mulle ei meeldi kardaman. Siis võtsin ühe latega lihtsalt, et siis ei pea siin kohvi tegema. Nii et hakkame maitsma, ma võtan mõlemast nendest natuke ja senikaua kuni saun soojeneb seal, vaatame natuke Stranger Thingsi juba. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above, glory to God in the high. Me käisime saunas ära, ma väga kaua ei olnudki nagunii, sest et sassil on mingi uus tattoo ja ma ei taha ka seal väga kuumeneda, aga mõnus oli ikkagi ja eriti siuksel pimedal ajal, kui on need klaassaunad, siis minust ongi päeval on mõnus, saab nautida ja veits mõnuleda ja siis me vaatasime selle 4. osa ikkagi lõpuni Stranger Thingsi, ehk siis nüüd meil on kõik vaadatud kuni 26. detsember vist tuleb uus. Igal juhul see oli küll päris hea, kõik need esimesed 3 osa olid pigem siuksed nagu, mingit actionit seal oli, aga pigem siukene nagu aeglane kulgemine ja siis nüüd oli nagu full action, eriti seal lõpus, nii et oli siukene nagu armas ja emotsionaalne, nii et ootame ka juba uut osa ja nüüd ma settingi kiiresti ennast. Ma mõtlesin, kuna me olime Haapsalus, me homme lähme Sassi ema juurest läbi ja me tahtsimegi siin kohvikutes käia, lihtsalt siuke puhata, et veel kahekesi aega koos nautida viimased kuud. Ja siis ma lihtsalt lambist Piletilevis ma ei leidnud mingeid jõulukontserteid, aga ma läksin mingi Visit Haapsalu või mingi siuksesse kohta, et lihtsalt vaadata, kas siin on midagi siukest jõululikku, mida me saaks teha selle 2 päeva jooksul. Ja seal oli täpselt täna õhtuks Haapsalu kultuurikeskuses Pärnu mingi orkester koos Daniel Leviga jõulukontsert ja meil nagunii ei ole jõulukontserti planeeritud selleks aastaks. Tundus nagu, et aga lähme ja ostsingi sealt piletitaskust siis hoopiski ja tundus nagu suht sold out nende piletikohtade järgi vähemalt. Ja Sass küsis nii armsasti, et kas see on see laulja, kes laulab Mu tüdruk on Hispaanias. Mingi ei, see ei ole see laulja. Ma usun, et Daniel Levi on väga hea jõulukontserti laulja, mulle kuidagi meeldib. Kui on inglisekeelsed laulud, siis ta on ju mingi poolameeriklane, et siuke hea inglise keel peaks tal olema ja eestikeelseid laule ta laulab ka, ma loodan. Nii et siukene selle aasta ilmselt ainus jõulukontsert siis, kus me lähme. Ja enne seda me kunagi käisime ka jõulude paiku Sassiga siukses restos nagu Kärmeküülik. See on täpselt selle Müüri ääre kohviku ja Hermanni vahel vist, kuskil seal. See on siuke mingi itaaliapärane resto, ehk siis me lähme sinna, sööme õhtusöögiks sealt mingi pitsat ja siis lähmegi seal kultuurikeskus on seal lähedal, sest 7 hakkab juba kontsert, et veits varem nagu kontsertile jõuda. Ja mul on mingi 2 kampsukleiti kaasas Sheini oma, ma ei tea, kumma ma panen, üks on veits pikem, teine veits lühem ja siis sukad alla ja väga mingit hullu meiki ei tee. Saan äkki mingi väikse laineri ja ripsme duši ja that's it. Oh, word of the Father, now in flesh appearing. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. Mingi küünal või mingi täheke või mingit jõulukuuse tuled alati põlevad kuskil toas ja seda enam see laul, mis räägib nii-öelda kodutundest või sellist, et see paneb võib-olla vahepeal kuidagi nii-öelda tekib selline võltslootus, et äkki see kodutunne ikkagi on need kuidagi kuusesära või need tulukesed, mis seal on, aga tegelikult see laul ja see tunne selle laulu taga, mida teist paljud ilmselt on ka kogenud, on see, et kodutunne on ikkagi need inimesed, kes seal kodus on, nii et kojutud sa tuleb siit. Üksik pilv mu poole teel, mu koju tood sa.
aitäh.